siis räägib sellest, kuidas kõrge maailm on ehitatud. Me peame tegelikult mõistma, et Zohari raamat, see on kõrgema maailma avastamine. Nii see on. Aga kõrgem maailm ja madalam maailm on nagunii, nagu mul on mingisugune vorm. Võib-olla ma suudan seda joonistada. Et me ütleme, ma olen siin ja savist, loon savist mingisuguse kuju, mingisuguse reljeefi, ehitan sellise mingisuguse mingist materjalist. Ja nüüd võtan materjali ja kollan selle peale mingit materjali, nii nagu võtaksin jäljendi. Ütleme, et kollan siia kipsi peale. Ja ta võtab selle koopia moodustamist. See kipsis saab selline negatiiv. Siis tõstan selle kipsi ära siit pealt. Ja mul on patrits ja matrits nii-öelda. Nii nagu pitsatiga löödud. Pitsat ja jäljend. Ja mul on siis 2 asja juba. Nagu jäljend ja mudel. Seda nimetame kõrgemaks maailmaks. Ja see, mis siia alla jääb, on alumine või madalam maailm. Ja nii on kõrgem ja madalam. Ja ülemine ja alumine. Ja kuigi me räägime madalamast või alumisest, et seal on mingid kõrgused, seal on mered, koopad, teed, loomad, inimesed. Midagi toimub seal on päike ja kuu, mis on madalamas maailmas. Aga meie peame kogu aeg mõtlema, et räägitakse ainult sellest kõrgemast. Ja Zohar räägib sellest kõrgemast. Ja võt see on see vastupidine peegeldus, et meie maailmas on saamise soov, aga seal üleval on andmise soov.